Tere varahommikust, mina olen Romet ja nagu näha, siis ma olen vahetanud oma rabakeskkonna tänaseks hoopiski siseruumi vastu ja üllataval kombel olen ma selleks valinud siis päeva, kus õues on kuskil 10-15 kraadi sooja, aga see on minu arust väga minulik, et mulle meeldibki pigem hulkuda öösiti ja varahommikuti ja selline keskpäevane palavus ja soojus mind nii väga ei tõmba. Aga miks ma selle video otsustasin valmis teha on siis see, et esiteks olukord nõuab. Täna on meil tekkinud selline mingis mõttes väga unikaalne olukord, mis minu arust võimendab täpselt seda, mida ma olen väga pikalt inimestele püüdnud kuidagi sisendada. Ja see on siis selline omapead matkamine. Ja täna oleks igati vastutustundlik, et me ei trügiks kuskile kakerdajarappa või virurappa ega ka kuskile jägalajoale, vaid me kasutaks tõesti ära seda potentsiaali, mis meie väikene riik pakub. Et meil on selline tõeline vabadus pääseda ligi looduskeskkondadele, kus parajasti mingisuguseid radasid pole ehitatud, inimesi seal ei liigu, aga meie saame tänu sellele võtta sealt sellisest looduses olemisest maksimumi. Ja kui me siiamaani oleme ikkagi oma mugavas elus püüdnud siis käia seda sama vana rada, siis täna ma tunnen, et see hetk siin võimaldab meil pakkida mugavustsoonis oma asjad kokku ja kolida siis sellisesse uude maailma elama. Ja see maailm võiks siis olla selline, et kus inimene tõesti tunneb oma kodukanti või ka koduriiki ja tal on julgus sellest loodus sellisest küllusest võtta ka maksimum. Ja selle konkreetse video eesmärk ongi siis kõigepealt tutvustada paari sellist väga lihtsat tööriista, mida ma ise oma matkade planeerimisel kasutan ja väga võimalik, et see video saab ka mingisuguse järje, et mul on mõttes teha ka üks eraldi video siis konkreetse näitena juba, et kuidas ma valin ühe väga konkreetse koha välja ja mis mind siis selle maastikul ees ootab ja võib-olla teeme ka sellistele edasijõudnutele mingi kolmanda video ja kui lasta siin mõte veel lendu, siis kui inimestel tekib küsimusi, siis nende küsimuste põhjal võiksin ma valmis teha ka mingisuguse 4. või 5. video. Kindlasti ei pretendeeri ma mingisugusele absoluutsele tõele, igaüks planeerib oma matkasid ja käimisi täpselt nii, nagu talle meeldib, aga ma loodan, et vähemalt ma suudan valgustada natukene seda hämarat ala just algajate jaoks. Ja kui keegi suudab siit mingigi nippi endale kaasa võtta, siis ma tunnen, et ma olen juba natukene oma eesmärki täitnud. Ja ega mul selles mõttes siinkohal pikemat sellist heietamist plaanis ei olegi, et kui asume arvuti kallale ja ma näitangi siis neid tööriistu ja natukene seletan ka juurde, et kuidas ma neid kasutan. Ma arvan, et esimese asjana kõige parem on seda asja alustada ikkagi oma kodukohast või kodupiirkonnast. Ja ma leian, et selle jaoks, et me saaksime üldse selliseks võimalikult pädevaks maastikul liikujaks, tasub meil alustada just sellest paigast, kus me elame. Ja eesmärk oleks siis saada kätte see esmane tunnetus ümbritseva suhtes. Et muidu võib juhtuda lihtsalt niimoodi, et näiteks mul on siin ees avatud praegu Rapla asukohana. Et kui mina elan Raplas ja näiteks käin tööl Tallinnas, siis võibki juhtuda, et ma sõidan edasi-tagasi mööda seda autoteed ja sellega kogu asi piirdub, et ma ei süvene sellesse ümbritsevasse maastikku. Ma ei tea, mis on selle metsa taga, mis mu tee äärde jääb. Ma ei tea, mis on seal põldude taga ja nii edasi. Ja selleks, et meil tekiks mingisugune enesekindlus üldse maastikul liikuda, tasubki võtta koht, millega meil vähemalt mingisugused seosed on olemas. Ja nüüd esimene selline suur harjutus
või isegi võiks öelda, et pigem nagu harjumus, mille me peaksime endasse sisse kodeerima, on siis see, et me püüame hakata seda reaalset füüsilist maastikku, mida me igapäevaselt enda ümber näeme, kokku viima selle kaardipildiga, mida me näeme siis kas telefonist või arvutist. Ja esimene asi, mida me saame teha, on võtta kasutusele siis Google Mapsi. See on kindlasti väga paljudele tuttav rakendus ja esialgu võib-olla me oleme harjunud seda kasutama ainult sellisena, et me kirjutame sisse koha, kuhu me tahame minna ja rakendus juhatab meid kohale. Sellega see Mapsi siis kasutus meie jaoks piirneb, aga temaga on võimalik teha just seda sama, sellist mõttelist puslemängu ka. Ja selleks on alati mõistlik panna see kaart siis sellisele kujule, et me saaksime tema käest kätte ka just seda detailsemat infot, mida meil maastikul liikumiseks on vaja. Ja seda me saame teha siis selliselt, et me läheme siia alla vasakusse nurka, vajutame satelliidi peale ja me näeme kohe, et see pilt muutus palju-palju detailsemaks. Siin on näha maju, siin on näha metsatukkasid, põldusid, siin on näha kaugemal ka rabamassiive. Ja minul, kes ma olen selliste asjadega juba aastaid tegelenud, siis muidugi mul on silma järgi kohe lihtne öelda, et siin on raba, siin on ka raba, kuskil on hoopiski pigem selline soomaastik, mis on siis, ütleme, rabast üsna palju erinev, ta on palju vesisem, mändide asemel kasvavad seal kased. Ja see harjumus, et kuidas see maastikumuster siin kaardil väljendub siis reaalselt füüsilisel maastikul, et see sama seoste loomine tekibki läbi praktika. Ja see, et kui sa praegu täna ei oska seda kohe teha, siis sellepärast ei tasu küll püssi põõsasse visata, hoopis vastupidi. Et ma näen, et see on tegelikult niivõrd lihtne asi, mida läbi pideva praktiseerimise on võimalik üsna jõudsalt meie sees nagu paremaks muuta. Ja esialgu ma isegi ütleks, et on selles mõttes toredam, et need edusammud on palju suuremad. Tuleb lihtsalt järjepidevalt käia ja märgata. Ja toome siin ka kohe mingisuguse konkreetsema näite. Ütleme, et ma olen Raplast pärit, olen siin linna ääres kõik need kohad läbi käinud, aga nüüd on küsimus selles, et kuhu võiks veel minna. Et võib-olla ma olen käinud isegi siin samas Jalase maastikukaitsealal, aga ma olen käinud siin mööda seda Jalase loodusrada liikudes. Et see rada läheb siis siit läbi metsa, põllu äärest ja siis laudteena siia Jalase järve äärde. Aga kuna minu selle video eesmärk on suunata inimesi just omal käel uusi kohti avastama, siis võingi tuua näiteks sellise näite, et oletame, et ma tahan Raplast välja saada ja mitte sõita väga kaugele ja hakkangi siis näiteks siit minema mööda Rapla-Varbola teed lääne poole, sõidan siit alust mööda, sõidan veel edasi ja siis ma näen, et siin ühes punktis on selline koht, kus siis vähemalt selle satelliidi pildi järgi on kummalgi pool autoteed 2 rabamassiivi. Et siin on näha neid laukaid siis selle pruuni rabapinnase peal ja samamoodi siin üleval pool ka linnurabas. Ja minul on mõte, et ma tahaks minna siia Jalase rappa ja tahaks teha seda kuidagi võimalikult turvaliselt, et mul ei oleks liiga suurt tõenäosust ära eksida. Ja ma olen märganud, et siit läheb üks väga selge piirjoon. See on siis tõenäoliselt üks suur metsamassiiv olnud ja üks osa sellest on siis läbi teinud mingisuguse harvendusraie ja teine osa veel püsib sellise terviklikuma metsamassiivina.
kas see osa või kas see olukord seal maastikul ka päriselt selline on, ei saa kindlad olla. Sellepärast ongi oluline komponent ka see, et me peame maastikul koha peal käima. Aga ma otsustan võtta riski ja pargingi oma auto näiteks siia ära. Ma saan ka tegelikult väikse vihjena kasutada sellist asja, et suuremate teede puhul on võimalik minna siia täitsa koha peale sisse ja vaadata seda reaalset olukorda. Ma näen, et siit on ka mingisugune väike tee, mis läheb siia metsa sisse. Ja täna ma saan küll öelda seda, et kui selle nii-öelda tänava vaate pealt avanes seal vaatepilt, kus ikkagi on nagu terviklik mets suhteliselt nagu igal pool olemas, siis täna see osa on ikkagi läbi teinud selle harvendusraie. Võib-olla ta terminoloogiliselt on ikkagi mingisugune muu raie, aga lihtsalt mina kui metsa majandus mõttes kauge inimene, siis mina ütlen lihtsalt harvendusraie, sest see mets on siin harvem. Et see ongi näha, et selle satelliidipildi peal on see uuendus sisse viidud, aga tänavakaardi peal seda veel ei olnud. Ja auto ma peaks parkima siis kuskile siia punkti ära. Ja nüüd on mul olemas selline hea siht, et 2 sellise metsa piirilt või metsaüksuse piirilt saan mööda seda sirgjoont tulla alla otse, kuni ma jõuangi siia raba peale välja. Tõenäoliselt siit edasi liikumiseks on mul vaja räätsasid, aga siis siin ma tegelikult saan ka seda liikumist edasi teha juba telefonis läbi Google Mapsi rakenduse. Ja jällegi on hästi oluline, et ma ei kasutaks siis selles rakenduses seda Google Mapsi pilti, sest siit, olgem ausad, meil ei ole võimalik üldse aru saada, kus me seal maastikul paikneme. Aga paned telefonist ka satelliidi kaardikihi ja siis on juba võimalik aru saada, et siit läheb üks selline kõrgemate mändidega ala ja kui ma nüüd siit läbi tulen, et siis kui ma jõuan selle esimese laukani, siis mul on võimalik juba seda puslet kokku panna, et kus on need järgmised laukad ja kuhu ma saan üldse siit edasi liikuda. Ja hiljem siis vaatan, et sel samas Google Mapsi rakenduses, et ma siis jõuaks tagasi siia metsaserva ja siit mööda sirgjoont jõuaks siis selle autoteeni tagasi. See on muidugi väga lihtsustatud näide, aga see on lihtsalt võimalus kasutada ära neid vihjeid maastikul. Need võivadki olla siis mingisugused sellised sirged metsajooned, mis aitavad meil suunda hoida või siis ka mingisugused väga konkreetsed punktid. Et ma võin tulla ka näiteks siit. Ja siin on näha, et siin on selline täiesti lage põllumaa ja ma võin tulla mööda seda põllu äärt. Siis on näha, et siin on üks raiesmik, üksikud puud on siin püsti. Tulen üle selle raiesmiku ja siis on 2 sellised sirged viirud sisse tõmmatud. Et ma võin ka siit läbi nende tulla ja siis keerata siit nurgast välja ja jõuda siia raba peale. Siin on siis sellised hästi väiksed rabasaarekesed veel. Ja siin ma võin siis ka mööda näiteks satelliidipilti, ma võin mööda seda tumedat ala siit liikuda vasakule pidevalt ja siis keerata siit läbi. Jällegi on näha, et siin rohkem männipuid. Läbi nende männipuude ja olengi jälle siin laugaste ääres väljas. Ja tagasi võin siis minna, kui olen julgem, võin minna Google Mapsis aeg-ajalt kontrollida, et mul see sinine punktike liiguks õiges suunas ja siit näiteks mööda seda metsasihti trügida välja Rapla-Varbola tee peale ja siis miks mitte ka mööda autotee äärt jalutada tagasi siia oma autoni. Et see on lihtsalt üks võimalus. Aga nüüd, kui ütleme, et me oleme saavutanud sellise enesekindluse tõesti, et me käimegi näiteks õhtuti kammimas mingisuguseid uusi paiku ja metsatukki ja viimas kokku just seda maastikupilti kaardipildiga, siis ühel hetkel meil võibki tekkida see küsimus, et kui me nüüd tõesti siia jalase maastikukaitsealale või linnuraba looduskaitsealale lähme, siis
kas kaitsealal ei kehti äkki mingisugused piirangud, mis takistavad meie liikumist. Ja selleks, et olla siis seaduskuulelikud kodanikud, selleks me siis peaksime võtma lahti sellise dokumendi nagu kaitse-eeskiri. Igal kaitsealal on oma kaitse-eeskiri ja kui me kirjutame Google Maps'i selle sisse, siis tuleb see kenasti ka meil välja. Nüüd on mul siin näiteks siis lahti võetud Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri. Võtan selle lahti. Igaks juhuks vajutan ka siia hetkel kehtiv nuppu. See siis aitab veenduda, et minu ees on kõige uuem siis selline versioon sellest. Ja selle kaitse-eeskirja puhul, kes tahab, saab vaadata üldsegi seda kaitse-eesmärki, et mida seal siis või keda seal üldse kaitstakse. Aga allpool on siis veel olulisem info, et mis on kaitsealal lubatud ja mis on keelatud. Et näiteks on näha, et me ei saa sinna minna rohkem kui 50 osalejaga, ilma et me sellest kohta siis ei küsiks luba Keskkonnaametilt. Ja lisaks, kui minna siis allapoole, siis on selline mõiste nagu sihtkaitsevöönd. Ja nagu see sõna isegi ütleb, siis midagi kaitstakse seal väga sihipäraselt. Ja Linnuraba looduskaitsealal on siis 3 sihtkaitsevööndit. Ja kui me läheme siit allapoole, siis me näeme, et tegelikult 2 sihtkaitsevööndis on liikumispiirang. Ta on teatud osa aastast, millal me ei tohikski sinna absoluutselt minna. Ja nüüd selleks, et saada aru, et kus need kaitsevööndid seal paiknevad, selleks me siis peame kerima siia kaitse-eeskirja lõppu. Siin lõpus on selline punkt nagu lisa ja meile avaneb sinna peale vajutades siis kaart Linnuraba looduskaitsealast. Ja nagu me näeme, siin ongi värvidega tekitatud vööndid ja selleks, et aru saada, mis vöönd kuskil on, siis me näeme, et siin kõrval on ka legend, kus on siis värvid välja toodud. Ja meid huvitab siis Kodila sihtkaitsevöönd ja Kustja sihtkaitsevöönd. Seda siis just sel põhjusel, et siin eelnevalt oli näha, et just nendes vööndites on liikumispiirangud. Kuupäevad on natukene erinevad. Kustja sihtkaitsevööndisse saame me varem minna, aga Kodila omaga peame ootama siis 31. juulini. Ja võib juhtuda ka see, et kui me vaatame siit neid sihtkaitsevööndid, siis see tundub täielik tuumafüüsika. Et kuidas me peaksime aru saama, et kus need vööndid paiknevad ja kuidas üldse sellest kõigest aru saada ja kuidas seda arvesse võttes siis maastikul liikudes. Et kui me kõrvutame seda infot siis näiteks Google Mapsiga, siis kindlasti hakkas siin silma, et kui me lähedale lähme, et siin on Kelba küla ja kui me kirjutame selle Kelba sisse siia Google Mapsi, me saame aru, see Kelba on siin ja isegi see selline järsunurgaline kurv on meil täitsa siin kenasti olemas. Nii et me näeme, et see Kodila sihtkaitsevöönd, see suur ruut asub sellest Kelba külast pisut lõunas, aga ometigi ta jääb välja siit Lauastega vööndist. Et see on hea uudis siis neile, kes tahavad minna näiteks Räätsadel seda raba avastama siinsamas, siis nemad ei pea muretsema sellepärast, et kuskil siin üleval on nüüd see vöönd, kuhu ei tohiks sattuda. Kui me tahame siin lage raba peal käia, siis see luba on meil legaalselt täiesti nagu olemas ja muretsemiseks pole põhjust. Ja kuskil siin üleval on siis sama Kustja sihtkaitsevöönd ja sinna me siis samamoodi oma jalga tõsta ei tohiks ja kaardi peal paikneb see siis kuskil siin. Aga me peame aru saama sellest, et see kuskil siin ei
ei ole meie jaoks piisavalt selge info, eriti kui me tahame liikuda nende piiranguvööndite lähedal ja veenduda, et me sinna ei satuks. Ja selles valguses tuleb meile appi siis Maa-ameti kaardirakendused. Kui me läheme Maa-ameti leheküljele ja valime siit geoportaalid, kaardid, siis siit valime kaardirakendused ja meile avaneb terve suur hulk erinevaid kaardi selliseid rakendusi, mis pakuvad meile erineva infoga kaardikihte. Ja kuna meid huvitavad just looduskaitsealad ja need samad vööndid, siis siin on selline rakendus nagu maainfo sulgudes Flash. See on siis selline versioon, mis koondab enda sisse ka selliseid looduskaitselisi kaardikihte. Ja tähendab see siis seda, et kui ma nüüd siit otsin üles selle linnuraba, siis me näeme, et see kaart võib vahel tõrkuda ja ta tõrgubki, seda ma ütlen ette ära. Et sellest ma kuidagi ei pääse üle ega ümber. Võib-olla see asi on mu arvutis, aga sa saad enda arvuti puhul üle vaadata, et võib-olla sinul on sellega natukene lihtsamini. Ja otsime üles nüüd selle linnuraba, zoomime sisse ja me näeme, et on olemas meile see tuttav maa-ala. Nüüd vasakult kaardirakenduse kihid. Me saame siis valida väga erinevaid selliseid kihte, mis meid parasjagu huvitavad. Ja siin on looduskaitse ja Natura 2000. Vajutan seda ja äkitselt on mu ette kuvatud siis seesama linnuraba looduskaitseala piirid. Ja need piirid on mulle tuttavad siit samast kaardist, mis oli siis selle kaitse-eeskirja lisas olemas. Ja ma näen, et need piirjooned ongi täpselt samasugused. Nüüd mind huvitavad need samad vööndid ikkagi konkreetselt selle satelliidi foto või ortofoto peal ja ma tahaks teada nende täpset paiknemist seal maastikuruumis. Selleks ma valin siis, võtan siit vasakult lahti siis sellise erinevate leppemärkide sellise menüüriba ja siin on olemas selline koht nagu vööndid. Ja ma näen, et siin on ka värviga tähistatud siis, mis on loodusreservaat, mis on sihtkaitsevöönd ja mis on piiranguvöönd. Tegelikult need sihtkaitsevööndid on ka nimeliselt SKV siin samas kaardirakenduses ära mainitud. Ja nagu meil meeles on, siis see sama Kodila sihtkaitsevöönd meid huvitas ja siin on siis juba näha tõesti reaalselt selle maastiku sellise detailsemate andmete peal seda kaardikihti. Et siin on juba see, et kui me reaalselt siin Kodila linnurabas siin laugaste vahel liigume, siis me näeme, et tegelikult selle sama lageraba servast hakkabki juba see Kodila sihtkaitsevöönd, kus me ei tohiks siis liikuda 1. veebruarist kuni 31. juulini. Ja võib-olla üks selline lisanüanss veel, mis aitab teil paremini selgust saada, on see, et kui sa laed oma telefoni, selleks on ka telefoni jaoks olemas eraldi kaardirakendus, ehk siis Maa-ameti kaardirakendus. Ja kui sa selle sinna laed, siis sa saad telefonis tekitada endale sellise Google Mapsi sarnase rakenduse, mis näitab siis sinu reaalset paiknemist samamoodi punktina maastikul. Ja sealt sa saad võtta välja ka need samad vööndid. Nii et sa näed väga selgelt oma paiknemist maastikul selle sihtkaitsevööndi suhtes. Miinus on selles, et see Maa-ameti kaardirakendus ei tööta kuigi sujuvalt. Nii et niimoodi püsivaks navigeerimiseks ma pigem ei soovita seda.
et kui on vaja ikkagi jooksvalt navigeerida, siis minu arust selline Google Maps ja satelliidipilt on kõige parem võimalus selleks. Et see aitab ka endal pidevalt aru saada, et ütleme, kui sa liigud tõesti, võtame siit mingisuguse üldsegi mingi täiesti maakonna välise koha, et kui sa parasjagu oled sattunud maastikul siia, see on nüüd Rabasaar, keset suurt rabamassiivi. Ja kui sa tuled siit otsast välja, siis tõenäoliselt sa näed enda ees kaugel sellist metsast kõrgemat ala ja sa saadki jällegi vaadata selle sama Google Mapsi telefoni rakenduses, et ahah, see on koht asub siin ja sa paned telefoni vahepeal lihtsalt taskusse tagasi ja hakkadki siit sellelt Rabasaarelt minema selle metsa suunas. Kui sa ka vahepeal satud natuke segadusse või tekib mingi ebakindlus sisse, siis sa saad poole tee peal võtta selle telefoni välja ja korraks kontrollida, et kas see suund on üldse õige. Eeldatavasti ta võiks seda olla. Ja lisaks me näeme, et siin näiteks see on nüüd Roosna alliku maastikukaitseala, et ka jõed aitavad meil väga hästi oma suunda maastikul hoida. Aga see kõik tulebki läbi praktika ja see, mis mina praegu teen, on selline, väga ikkagi selline algaja julgustamine arvuti tagant. Ja ma loodan, et ma mõnes järgnevas episoodis saan siis konkreetselt näidata ka, et kuidas ma maastikul neid asju teen. Et need on need 3 erinevat asja, et ongi siis Google Maps rakendus igapäevaseks selliseks navigeerimiseks ja maastiku liikumise harjutamiseks, siis on maastikukaitse või looduskaitseala kaitse-eeskiri, mis on siis mul siin samas. Ja see kaitsealad ja asjad tulevad meil samamoodi sealt Google Mapsist välja ja siis siit kaitse-eeskirjast me saame siis vaadata välja, et mis on siis sihtkaitsevöönd, kus ta paikneb, kas mingis sihtkaitsevööndis on liikumispiirangud ja lisaks siis tõesti Maa-ameti kaardirakendused. Ja ma juhin tähelepanu, et need kaardirakendused on väga erinevad. Et näiteks ma saan võtta välja ka sellise asja siit. Et see on hoopis teistsugune kaardirakendus ja siit on mul siis võimalik võtta välja näiteks sellised põnevad asjad, et näiteks zoomime kaardile sisse ja võtan siit jällegi oma kodumaakonna servast, näiteks Avaste soo, kes on käinud Soontagana maalinnas, siis see asub võt siin samas Soosaare peal. Ja on olemas ka näiteks selline kaardikiht nagu pärandkultuur. Ja kohe, kui ma seda vajutasin, ma avastasin, et siia tekkisid mingid imelikud punased jooned ja veel sellised huvitavad leppemärgid. Ja kui ma lähen nüüd kaardile piisavalt sisse, siis ma näen, et tegelikult on olemas vanad taliteed, mis on maha märgitud. Näiteks on võimalik siit samast Soontagana maalinnast mööda kunagist taliteed kõndida siis siia Jõetalu kohta, mis asub siis tegelikult siin Avaste asula külje all. Ja muidugi see võib algaja jaoks olla natukene suurem pähkel, aga ikkagi ta on päris põnev, et ütleme, et kui sul tõesti nendest laudteedest ja muudest radadest on kõrini, siis sa saad võtta katsetuseks need vanad taliteed. Mõnes rabas on talitee ikkagi üsna selgelt maastikul näha, teinekord võib ta olla ikkagi ajaamba kätte jäänud ja nii lihtne seal liikuda ei ole. Aga kindlasti tasub katsetamist, et näiteks see on Avaste Soontagana, nagu ma ütlesin. Siin kõrval on näiteks Kesuraba, jällegi on märgitud üks talitee, mis viib üle raba. Ja neid taliteesid on väga paljudes rabades. Samamoodi on märgitud maha vanad talukohad, mis on ka väga põnev, et need natuke nagu sellised ajaaknad, kus sa saad minna
mingisse maha jäetud paika ja natuke tunnetada seda kunagist ajalugu, mis seal olnud on. Samamoodi võid leida metsavendade punkreid ja kõiki muid paiku ka. Aga ma rõhutan, et jällegi, kui tegemist on avaste soo või kesurabaga, siis jällegi tasub uurida, et kas sellel piirkonnal on olemas mingisugused piirangud, mis takistavad sinu liikumist. Et antud puhul näiteks, antud paiga puhul näiteks on Amaste looduskaitseala. Võtame siit näiteks, kirjutan kohe Avaste looduskaitseala, kaitse-eeskiri. Siin nüüd tuleb mu ette selline dokument jällegi ja ma vaatan, siin on piiranguvöönd, on sihtkaitsevöönd. Sihtkaitsevööndeid on kokku 6 ja vaatan kohe, kes keelatud tegevuses on midagi. Ja ma näen Kojastu sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini ja Mangu sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini. Ja jällegi saan võtta siit lahti siis kaardirakenduse ja lisaks siis kaardirakendusele vaadata, et kas siin kaitse-eeskirja lõpus on lisa. Need ongi 2 lisa on. Ja on näha, et siin on üks suur roheline latakas ja on mingisugune kollane ja roosakam. Ja siit tuleb siis mul välja, et see roosakam tähistabki Mangu sihtkaitsevööndit ja siis see kollane, siin on kuidagi kehvasti näha ka. Et vahel võib tekkida see, et need värvid on nii ühtemoodi, et sa ei saagi selle maastikukaitseala värvide või kaardi järgi siis ütleme väga hästi nagu aru. Aga siin tulebki appi meile seesama kaardirakendus. Et see, et millist infot ja kust seda saada, see sõltubki natukene konkreetsest sellest maastikukohast. Aga need on need 3 tööriista, mille põhjal sa vähemalt saad selle lähteinfo paika. Need 3 asja on siis minu jaoks selline A ja O. Muidugi, kes tunneb, et ta on rohkem selline ikkagi füüsilise kaardi kasutaja, siis füüsilise kaardiga on täpselt samamoodi. Lihtsalt siis tuleb ikkagi see muu info, mis puudutab näiteks kaitse-eeskirja ikkagi internetist välja otsida. Ja kes tahab olla veel natuke kavalam, et vältida seda, et kas tõesti, et kui mõelda, et kas ma peaks käima nina telefonis looduses ringi, siis seda kindlasti mitte. Pigem võib seda alguses vaja minna selleks, et fikseerida ajutselt oma punkt seal maastiku peal. Aga kes tahab olla näiteks kaval, siis minul on siin olemas ka selline asi. See on siis nagu pildi järgi näha on seesama Google Maps, ainult et mina tegin sellest kuvatõmmise, lasin välja printida ja lamineerida, nii et kui see vette kukub, siis ei juhtu sellega midagi. Ja tegelikult maastikule minek ongi siis natuke nagu sellise näpuga joone ajamine, et sul on see kaart ees, sa hakkad siit kuskilt otsast minema ja vaatad pidevalt, kus mingisugused puud paiknevad, kus on künkad, kus on laukad ja niimoodi ajad näpuga järge ja vaikselt jällegi tekitad seda tugevat seost, et su aju hakkaks neid infokilde sealt maastikust oma sisse haarama ja kuidagi looma seda ruumilist pilti sinu ümber. Ja ega ta tavaliselt nii on, et kui ei harjuta, siis läheb meelest ära ja kui sa ikkagi mingisuguse taseme kätte saad, siis ega sa sealt enam kuskile nulli tagasi ei kuku. Et see kindlasti ei saa olla selline ühepäevane ettevõtmine, et ma nüüd korra käin ja siis rohkem ei viitsi, vaid ikkagi see on järjepidev töö ja ühel hetkel hakkab kõik kuidagi tunduma hästi loogiline. See muutub selliseks alateadlikuks kuidagi tööks ja see saadki keskenduda puhtalt sellele nautimuse
osale. Ja ma arvan, et seniks, kuni ma hakkan seda järgmist videot tegema, kus ma lähen juba ikkagi konkreetselt maastikule ja võtangi vist väga konkreetse punkti, näitan ka eeltööd arvutis ja kuidas ma seal maastikul teen, et siis senikaua mulle jääb üle vaid soovida harjutamist. Võta ise mingisugune kodulähedane paik lahti arvutis, vaata kaitse-eeskirja, kas seal on piiranguvööndeid, kas sa leiad need vööndid üles Maa-ameti kaardirakendusest ja niimoodi sa oled juba palju targem selle ümbritseva ruumi suhtes. Nii et jõudu tööle ja mina lähen ka lõpuks õue, sest päike hakkab vaikselt madalamaks minema. Ja väike lonks tšaagat ka lõpetuseks.